tere, head kuulajad, 28. augusti Geeniusi digisaade on teiega ja meie oleme siin, Hans Lõugas, Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe ja mida meile augusti viimane saade toob meile huvitavaid mõtteid ja ootusi ja lootusi. Enne kõike selles saates loodame hakata valima mobiiltelefoniga väga peagi Eesti Vabariigis. Loodame, et meie kodused nutiseadmed, enne kõike nutikoduseadmed muutuvad veel targemaks ja mugavamaks, nii et meie võime jääda veel laisemaks. Ja siis räägime sellest, kuidas kokku voltida on telefoni, kuidas on teda voltimine läinud viimasel ajal ja võib-olla saate lõpus veel paar üllatusrosinat ka. No nii, alustame siis esimese uudiste rubriigi teatega selle kohta, et IT-minister Tiit Riisalo ütles, et usinalt juba riigi seppade seas käib töö, et IT-seppade seas käib töö, et teha valmis mobiilirakendus, millega saaks täiesti turvaliselt ja legaalselt anda oma hääl järgmisel aasta valimistel. Teatavasti praegu on 2023 aasta, 2024 saabub meil tookord, kui tuleb valida Euroopa Parlamendis saadikuid. Ja need uudiseid, et järgmised valimised saab mobiiliga hääletada, on ilmunud aastaid. Nüüd siis eelmisel nädalal ütles jällegi Tiit Riisalo sama, et rakenduse tehniline prototüüp on valmis, testitud, siht on see võtta kasutusele. Aga noh, ma ei tea, kuidas teil on, aga minus on suur annus sellist skepsist ikkagi, et enne kui ma seda asja mitte isegi, et ma ei näe, vaid et kui ma ei usu, et juriidiliselt see asi on läbi, siis ma veel ei usu, et see päriselt ka juhtuma saab. Riigi lahendustega on see, et nad kipuvad venima ja M-riigi äppi pole siiamaani, eks. Ja võib-olla nad lükkavad seda sellepärast edasi, et see mingi Euroopa Liidu poolne lahendus on ka töös, mis peaks 3 aasta pärast valmis saama, nii et vahepeal oleks ka midagi vaja, aga tore oleks, eks me usume seda, et see valmis on siis, kui me seda tegelikult näeme. Teine asi muidugi see, et jah, selles mõttes on õigus, et pigem võtku rohkem aega, tehku see asi turvaline niimoodi, et seal ei saaks midagi võltsida, kui see, et nad seda kiiresti valmis teevad ja see jama on. Valimised on nagu see tõsine asi. No seni on muidugi olnudki, kuidas ma siis ütlen, et kui nagu veebis on seda asja tehtud, eks ole, siis tegelikult saab selle teenuse või keskkonna arendaja ütleme sisuliselt kontrollida kõike, mitte küll enam seda, mis inimene seal teisel pool ekraani teeb. Aga äpi puhul peab ikkagi alati arvestama seda, et äpp on asi, mis käib veel siis ju läbi täiendava sellise turva või kontrolli arendaja poolt, ma mõtlen mitte arendaja, vaid levitaja ehk siis Google Play Store'i puhul Google'ist ja Apple'i puhul siis App Store'ist, eks ole. Ja teatavasti Apple samamoodi peaks siis seda äppi eest ja tagant ja külje pealt uurima ja ma olen aru saanud, et see on ka koht, kus kardetakse natukene teatavat sellist nagu turvariski või siis alati saab keegi öelda, et see ei ole enam päris siis meie asi, vaid seda juba siis teised firmad ka vaatavad täpselt, kuidas see võimalik on ja kas sellega üldse saaks hääletada. Et seni, kui ma õigesti mäletan, oligi vist maikuu või millal ikkagi oldi suhteliselt pessimistlikud, et kas see jõuab siis nii kaugele selleks ajaks, nagu praegune optimistlik teade meile ütleb ehk 2024. aastast. Et Google'i pool on see asi lihtsam, et Google tegelikult oma nii täpselt või ütleme äpipoes äppidega asjatamine ei ole nii keeruline ja ei nõua siis nii palju edasi-tagasi liikumist. Jah, võib-olla seal on selline rahva hariduslik ettevõtmine, et tuleb inimesi suunata täpselt õige rakenduse, õige äpi juurde. Et teatavasti tegelikult ei ole ka Google'i platvormi ju keeruline igasugused kloone ja igasugused pahatahtlikke äppe sokutada, sest nad lihtsalt ei jõua füüsiliselt kõik üle kontrollida. Et kui teil valima lähete mobiiliga, siis tõmmake kindlasti äpp näiteks. Olgu siis riigi või riigi infosüsteemi ameti või mis iganes väljaandja äpp, mitte samasugune muu. Üks selline risk, mida rõhutatakse, on see, et nuti valija rakendusega või äpiga häält ei pruugi saada kontrollida sellisel kujul, et kuna M-hääletamise rakendusel on mingi sama kontrollimise protokoll nagu tava valija rakendusel nagu QR kood,
et siis oleks vaja tegelikult hoopis teist seadet, millega seda kontrollida, kas see hääl on läbi läinud. Jah, see on see igivana jutt on ju. Et kui ma arvutis valin, siis ma skanneerin telefoniga arvutisekraani ja vaatan teisest kanalist. Just, et ja kui inimesel nüüd ei ole siis 2 nutiseadet, siis ei saa ega tohi ja järjekordselt võivad siis saada sealt, ütleme, hääletamise vastased saavad jälle sellist pikemat hooba vajutada, et see on halb. Nii et mine sa võta kinni, ütleme, tarbija poolt vaadates muidugi me võime siin heietada selle teemal ilmselt pikalt ja väga suurt infot sellest ei tule, et meile kui valijatele oleks igatahes äge ja tore, kui me saame seda kõike mobiiliga teha. Aga teistpidi, kui see juhtub ka niimoodi, et pärast käib suur kisa ja see oli juures ka natuke kära, et need asjad ei tööta või jälle midagi võltsitud ja kõik on halvasti ja siis muidugi meie küll saame saates jälle sellest pikalt rääkida, aga ilmselt ei ole see eesmärk, mida siis oleks vaja. Jah, no jäänud on 10 kuud juunini valimisteni, nii et eks me jõuame sellest veel rääkida. Lähme aga järgmise teema juurde ja võib-olla vaataks hoopis ka natuke lähemasse tulevikku. Vaatasin, et tulemas on jällegi üle-euroopaline tehnika väljapanek Expo, MES, IFA Berliinis, kus nii-öelda näidatakse tulevikku natuke või müüakse tulevikku. Mõni aasta on see ikkagi natukene selline, ma ei tea, kuidas teiega on, ma tean, Glenn, sa oled selle suur fänn, sa tead, seal on maailma parimad asjad koos. Eks me oleme mõlemad kõik seal omal ajal seda Berliini suvis-sügist linna külastanud ju väga mitmeid kordi ja sellest on alati tore rääkida. Tõsi, viimastel aegadel, kui tuligi koroona, siis see tõmbas nii suure piduri ja ega peale seda on IFA read jäänud kuidagi hõredaks. Meelis käis seal eelmisel aastal, aga hinnad on hüpanud üles, asjad on kuivanud kokku ja sel aastal nüüd siis vaatame, mis ja kuidas. Mis ja kuidas, ma vaatasin paari asja, mida seal nagu lubatakse ja tegelikult tundub jällegi äge innovatsioon vähemalt paberil. IFA eelis on see, et sa näed ka päriselt oma silmaga, kuidas see asi välja näeb, kas ta on ikkagi mitte kasutatav või kasutatav. Switchbot on üks järjekordne nendest kodustest robot-tolmuimejate firmadest, kes on teinud nagu väikese asja, mis ei ole iseenesest tohutu mingisugune raketiteadus, aga minu arust oluline vahe, et see on tolmuimeja robot, millel alga mopp peseb põrandaid, aga tema laadimisjaam on ühendatud koduse veevärgiga ja kanalisatsiooniga. Sa ei pea ta täitma veega, sa pead tühjendama, ta nagu ise saab endaga hakkama. Väga väike asi, aga teeb elu palju lihtsamaks. Võtab ühe hooldusmomendi ära. Ja vähe sellest, kui nüüd on näiteks kodus ka Switchboti õhupuhastaja ja niisutaja või siis, kuidas selle seadme täpselt eesti keele nimi on? Vist on ikkagi õhuniisutaja on õige öelda. On ju jah, sest see, mida sa pead käsitsi täitma siis puhta veega. Just. Sama robot, mis võtab kraanist nii-öelda vett oma baasist näiteks põrandate pesemiseks, saab minna selle vee viia ka siis selle õhuniisutajani ja täita seda ära. Et ka teine seade vajab vähem hooldust. See on see ökosüsteemi ka võlu natukene, et sa ehitad endale sellise üksteisest sõltuvad masinad. Ja kolmandaks neil on plaanis veel siis tuua mõnes kliimas, mõnedes kodudes on hoopis liiga niiske, et õhu kuivati, et siis sinna läheb see robot juurde ja teeb selle paagi tühjaks. Nii et mingid väiksed sammud, mis on kõik sinna suunas, et natukene veelgi rohkem automatiseerida kõiki neid siukseid tüütuid kodukorrashoiu käike. Siin peaks lihtsalt kommentaarina ütlemagi, et see iseenesest see idee ju võttagi ühendada siis pildikult suure veetoruga ära need kodused seadmed, mis veega asjatavad, tundub ju geniaalselt lihtne tegelikult, et mõnes mõttes on tõesti kummaline, et keegi pole seda veel seni teinud. Muidugi need pesevad robotid on iseenesest selline, täna nad on, ma ei ütleks, et uus, eks ole, aga ikkagi suhteliselt uus on see valdkond tõesti, kus robot läheb sinna dokki ja möllab seal ise ja müttab oma lappidega, et seni tavaline praktika on see, et me ikkagi täidame seda pisikest veepaaki seal ja peseme neid lappe ise, eks ole, aga kui juba see dokk on veega, siis muidugi mingil määral keerulisust ju nüüd lisab see, et kui seni see
roboti nurk oli sul võib-olla elutoas või kusagil, ma ei tea, kamina kõrval või kus iganes kohas, kus sul tingimata ei ole siis jutumärkides suurt veetoru, siis nüüd muudab see asja nii palju keeruliseks, et sa pead ikka nagu vaatama seda dokki siis nagu pesumasina pilguga. Et jah, just selle parajasti paigaldad on. Aga noh, näiteks me oleme siin saates rääkinud nendest nutikamatest pesupesijatest, põrandapesijatest. Minul on see Xiaomi robot, kes ka peseb põrandat ja ma suutsin ta paigutada ära sellisesse kohta, kus temast meetri raadiuses on nii värske vesi kui ka äravool. Aga no tal ei ole sisse ehitatud seda, et ta ise saaks hakkama nende asjadega. Ma pean ikkagi minema teda sinna nagu ei no just, ilmselt oled sa oled olnud piisavalt juba ettenägelik, et võibolla sa nägid unes, et ühel päeval tuleb talle külge see voolik, mille sa saad siis kohe kruvida sinna, kust see vesi ära voolab. Ja noh, teistpidi õhuniisutite puhul tõepoolest ju ka, millest me siin omal oleme rääkinud lühemalt ja pikemalt, on see, et kui sul ikka tõesti on talvel kuivemad olud, siis õhuniisutit ikkagi vajavad päris suures koguses vett ja kui nad vajavad päris suures koguses vett, siis iseenesest oleks väga hea mõte kuidagi neid veesid siis omavahel kombineerida. Et noh, muidugi ideaalis võiks ikkagi õhuniisuti siis tõesti võib-olla puhistada sulle õhku seda puhast vett. Aga kui seal on veel mingid filtersüsteemid vahel ja mine tea, et võib-olla saab seal isegi mingit vettel omakorda taas kasutada, et äkki on võimalik kuidagi noh, ma ei tea, kas siis mustast veest võtta puhas vesi ja see aurutada sulle sinna õhku. Just, sa mõtled juba 2 sammu, 3 sammu ette, et oleme ka ökoloogiliselt, filtreerime ära, oleme ise, kodu saab ise endaga hakkama. Et meil tegelikult saab ju kõike selle veega teha, et ei pea, noh samamoodi nagu siis juba vaatame siis teist kohta, kus vett palju peale tõmmatakse, et me tõmbame seal ka ju täna peale täiesti puhast vett. Võiks ju sinna panna näiteks veidi seda hallvett näiteks lasta. Just, midagi sellist, pesuvett. Just, et miks me peame seda kallilt filtreeritud vett peale tõmbama. Nii et kõik, mis on iseenesest veega seotud, täna on seal selgelt näha, et kohta on innovatsiooniks päris palju. Just. See Switchbotil on ka selline, ütleme, see nende ökosüsteemi, ütleme, silm on väga terav, et neil on see väga kaval mõte, et neil on ka selline vähe üldisem plaan, väga mitte konkreetne. Näiteks, et kui juba on siuke masin, mis sõidab ringi mööda kodu, suudab siis vett pakkuda mõne teisele seadmetele, miks mitte ka elektrienergiat, ehk tal on sees aku. Ta oskab seda ise täis laadida oma jaamast ja siis ta võib minna laadida teisi väiksemaid patareid ja akudega seadmeid. No mis iganes need on, tänapäeval me hakkame ju umbes kõiki asju akudega varustama, ma ei tea, alates ma ei tea, pultidest ja mingitest anduritest kuni millegi muuni. Nii et see nagu iva on hea, aga ma tahan selle teema lõpetuseks hoopis ühe ikkagi nagu negatiivse tõrvatilga panna ka meie potti, et seal IFA-l lubatakse palju, aga kus on näiteks mätteri kõigele neile? IKEA lubas, et nendel tuleb see selline keskseade, millega juhtida kõiki erinevad nutikoduseadmeid juba eelmine aasta, sest see seade tuli välja. Mätteri tuge ikka veel ei ole. Ikka veel ei ole, ma just mõtlesin selle peale üks päev, et kas oleks aeg seda osta, aga seda lubatakse ja lubatakse ja lubatakse ja IFA-l on väga tore ja kõik on nagu taevamanna, aga reaalsusesse need asjad jah, no muidugi sa puudutasid nüüd seda nutikodu teemat, et see on üldse kas öelda valus teema või see on olnud selline teema, mis kui ma ei eksi, siis juba mõned aastad, et mitte öelda võib-olla 10 aastat tagasi või isegi rohkem, nagu tundus, et sellest tuleb selline metsik plahvatus nagu stiilis nagu 3D teleritest. Et olidki ju meil siin, kas oli see Elion, kes siin ju pakkusid oma kõik nutikodu suuri lahendusi ja see kõik tundus nagu hästi-hästi kuum teema, aga see vaikselt susises kuidagi nagu ära, et täna on ilmselt nii, et loomulikult kui sa ehitad oma uut kodu, siis on sinna võimalik nutikust sisse panna küll ja veel, neid pakkujaid on. Aga samal ajal ei ole see teema kuidagi nagu väga atraktiivne ilmselt sellise retrofiti võtmes, või kui sul on see kodu juba valmis, siis nagu inimesed on kuidagi nagu laisad, et nad ei taha enam keegi ülemäära seal nüüd möllata ja nutistada. Selline on minu täitsa subjektiivne mulje, et sellest justkui loodeti hästi suurt sellist pauku, aga seda tarbija poolt seda nõudlust ei tulnud. Vist jah, aga asi on selles, et ongi, et kui sul on ühe toot seadmed, siis alati on selle, kas sa oled lukus sellega ja hinnaga või tootevalik on piiratud, et see Matteri lubadus oli, et noh, et eri asjad saab omavahel suhelda. Ma hoian silma peal sellisel veebilehel nagu matter-smarthome.de, mis siis tegelikult aitab nagu sellel arengul jälgida, kui palju asju on välja kuulutatud beetas, kui palju on müügil.
ja no vaikselt tiksub juurde neid, aga tegelikult on ikkagi väga pikk maa veel minna. Nutikoduga on see asi, et see on keerulisem, tootjad on aru saanud, see on keerulisem, kui alguses tundus ja see just tarkvara pool, eks ole, sa võid teha ju mingi ägeda vidina, aga see, et seda toetada, et kõige asjadega töötaks, samas turvaline oleks, turvalisuse pool on kõige keerulisem ja see pärast ilmselt see asi nagu top-up ketkesega mäderiga on nagu asjad keerulisemad, kui alguses nagu lootus oli ja asjad arenevad kõvasti aeglasemalt, kui isegi see lihtsa asjaga, nagu see, siin mõni aeg tagasi rääkisime, see trackerite, et Google lubas tuua, eks ole, oma trackeri, mis siis AirTagi konkureeriks ja seda siiamaani ei ole, sellepärast, et lihtsalt see jälgimissüsteem, et nad Apple'i ja Google'i vahel nagu mõlemas töötaksid, selle arendamine on siiamaani nagu arenduse, sest nad ei ole seda valmis saanud ja sellepärast asi nagu on lükatud enam-vähem pool aastat edasi, et see kõik on keeruline. On küll, jah, aga ma tahan öelda, et tegelikult meil on põhjust seda loota ja see on jube äge asi ja see on nagu super, nagu kui see kunagi saabuks, sest ma toon näite. Ma tahaks, et mul on telefon ühe tootja, Apple'i oma, kus on siis nii-öelda ühe pöidla liigutusega, ma saan selle nutikodu seadmetest üle vaata, saan süsse välja lülitada lamp, kõiki seadmeid. Ja tänu Matterile saaks kõik need asjad olla. Tolmeimetest, ma ei tea, vaatan, mis seisus on nõudepõsumasin, telekas, kõik asjad. Praegu mul on seal pooled. Siis on mul näiteks Google'i kõlar. Ja temale ma saaks öelda käsklusi, et ma ei tea, pane telekas kinni, lambid põlema, pane robot tolmeimeja tööle. Ja täiesti eri platvormide seadmed, kõik töötavad oma vahel. Ja põhimõtteliselt tähendaks seda, et vahet ei ole, kust on telekas, kust on see robot-tolmeimeja, kust on see külmik, kust on need tuled, kust on need tulede lülitid, mis mu seina peal on. Et on kõik eri tootjad ja ma saan eri seadmetest neid juhtida. See oleks ju nagu imede. Ei, oleks kindlasti on, aga minu aga, mis ma ikkagi siia lisaksin ka, on just nimelt see, et me alati igasugused tehnoloogia arenduse puhul on nagu peavad olema tasakaalus, nagu see nõudlus peab ületama nii palju seda pakkumist, et pakkumisel tekiks olla veel kord huvi seda nõudlust ületada, siis läheb see lumepall nii-öelda nagu veerema. Et kui nagu pakkumine on selline, et tehnoloogiliselt on see isegi võimalik, me saame seda asja teha, aga küsimus on, et kas inimesed päriselt kõike seda tahavad teha. Kindlasti on olemas neid inimesi, kes ka täna hüppavad rõõmust lakke, sest nad saavad kaugelt oma tulesid, televiisorid, garaaži uksi, muruniidukeid ja kõiki asju vaadata ja juhtida. Aga tõenäoliselt on rohkem inimesi, kes pehmelt töötas lihtsalt ei viitsi, kes pigem tulevad kodus, vajutavad lülitit, nii nagu autodes on meil inimesed, kes tahavad nuppe ja inimesed, kes tahaksid rääkida ja ekraane silitada. Et keda nagu on rohkem. Aga tead, mis neid inimesi veenaks või? Veenaks see, kui sa saad elektriarve poole väiksemaks või küttearve poole väiksemaks. Kui sul on tõesti mingisugune väga nagu selge selline majanduslik edu või kokkuhoid, siis muidugi, aga kui see nagu taandub lihtsalt sellisele vidina kasutuse õhinale, et siis no ütlemegi siin võiks kohe siit hüpata edasi ühe vidina poole, mis väga hästi selle filosoofiaga haagib ja see vidin on Galaxy või Samsung Galaxy Fold 5. Mida me oleme siin rohkem ja vähem ju ka painutanud ja vaadanud ja lihtsalt võtsin ta nüüd omale siis ka päriselt prooviks, nagu Meelis proovis siin Flippi, mida ta vist siiamaani proovib ja ei olegi veel nagu sugugi väga pettunud näoga. Mina nüüd nädal siis vaatasin, kas see Fold 5, et kuidas see telefonina nagu on, teadupärast on siis see nüüd see telefon, mis paindub siis suuremaks, suuremaks painduvad mõlemad, aga Fold 5 paindub siis nii suureks nagu üks ruudukujuline tilluke tahvel. Ja kui sa selle kokku voldid, siis on ta täpselt poole väiksem sellest ruudust, et siukse kitsa ristküliku kujuline telefon, eks ole, mitte siis selline seebikarp, mis voldib väikseks lahti, vaid pigem vastupidi tahvel, mis voldib siis väikseks kokku. Ja ega need muutused esmapilgul, kui me juba Foldidest ja Flipidest rääkides oleme öelnud pidevalt, et need on ju numbrid vaadates juba ei tea mitmendad, eks ole, nüüd on see siis 5. Siis ega Samsung siin ka nagu välimuse mõttes mingisuguseid väga suuri muutusi otseselt ei ole toonud, välja arvatud see, et teda saab nüüd tõesti kokku voltida nagu ka seda väiksemat, et sinna ei jää seda vahet vahele, mis iseenesest annab
visuaalselt annab muidugi palju juurde, et ennem kui see tundus natuke selline prototüüptoode, siis nüüd ikka sa voldid selle kokku ja kui sinna vahele mitte midagi ei jää, siis tundub, et nii see peabki olema, eks ole. Et muidugi endiselt kohe kasutatavuse mõttes peaks ütlema, et see, et ta ikkagi on nii paks, nagu ta täpselt on, et. No kui paks? Kui paks ta on? Ligi kas 1,5 sentimeetrit, kui nüüd tehnilisi andmeid vaadata sellise luubiga. Ei, valetan, vähem, ikkagi ta on täna 4 oli paksem, 4 oli ühes servast paksem, on ta siis 13,4 millimeetrit, et ärme tee liiga, nii et ta võib-olla paberi peal ei tundu liiga paks, aga kui need pooled on sellised suhteliselt, nad on lihtsalt kobakad kuidagi, et kui sa ta ikkagi kätte võtad ja kokku voldituna, ta tundub paks, et ma ei taha küll nüüd siia sellesse otseselt kinni jääda, et pigem see aspekt, mida ma tahtsin just selle telefoni puhul esile tuua, väga hästi illustreerib nagu seda, et mida inimesed täna teevad nutitelefoniga ja mida nad võib-olla nagu tahaks teha. Et Samsung on selle Fold 5 tõepoolest siis täis ikkagi nii palju pumbanud, kui võimalik on selliseid nagu lisaväärtusi, mida sa ei saa teha tavalise telefoniga ja kui sa hakkad seda nagu kasutama sellelt pinnalt, et sa oled harjunud kasutama oma tavalist telefoni, siis sa tegelikult ilmselt takerdudki lihtsalt nende samade asjade taha, millest ma juba siin ka pikalt jauran. Täpselt see, et kui paks ta on, kuidas teda on kokku voltida, aga kui sinna nagu süvitsi sisse hüpata, siis on seal päris palju sellist nutikat lahendust, mis annab nagu funktsionaalsust või lisab, ütleme, toetub sellele volditavale funktsionaalsusele. Üks on täpselt siis see, et teda on võimalik laua peale ju asetada nagu miniatuurset sülearvutit, tehes see ekraan niimoodi poolenisti lahti. Kõiki äppe on võimalik, osad on siis kohe ikkagi nii-öelda ka Samsungi poolt või muidu juba tootja poolt optimeeritud, aga põhimõtteliselt võimalik on sundida kõiki äppe siis sellises nii-öelda poolitatud režiimis töötama, mis tähendab, et siis allpool on mingi muu osa, olgu selleks klaviatuur, puuteplaat, juhtnupud, mingid videokeskkonna YouTube'i puhul. Ja siis ülemisel poolel on kena lai ekraan nagu kino väike film, eks ole. Või mis iganes muu pilt. Tegelikult sellisel kujul annab ta päris sellise hea, täiesti uue mõõtme, et sa võid väga kergesti panna omale mingi võileiva või joogitopsi kõrvale selle telefoni nagu pisikese arvuti lauale ja vaadata sealt filme või kas või kirjutada midagi või ühesõnaga teha asju hoopis nagu uuel moel ja väga lihtsalt, eks ole, et oma mobiiltelefoni jaoks ilmselt muidu otsid sa mingit veeklaasi või ma ei tea, kuidas üldse inimesed seda laua peale panevad või ta on lihtsalt laua peal. Et see on nagu üks asi, sa võid ta panna ka loomulikult teistpidi laua peale, niimoodi, et ta oleks siis nagu, kuidas ma ütlen, kummargil, mitte niimoodi, et tal on üks pool vastu lauda, vaid niimoodi, et tal on siis moodustab nagu tagumine pool jala ja samamoodi sa siis saad kasutada seda esimest ekraani poolt nagu lai ekraani, mis on sinu poole suunatud. Et see on nagu üks koht. Ja ta pöörab selle sisu siis ütleme nii-öelda gravitatsiooni suunas. Ta pöörab selle sisu siis nagu sellele välimisele ekraanile, eks ole, mis on siis ei ole nüüd see sisemine ekraan, aga see välimine ekraan jääb siis hea nurga alla. Teine pool on multitasking või mitu asja korraga. See on ilmselt ka muidugi asi, mis tõenäoliselt kõik, kellel on tahvlid, kõik ma isegi täpselt tea, kuidas pidi ma tahaks seda öelda, et ma tahtsin pigem öelda niipidi, et see multitasking on asi, mida tootjad justkui pressivad peale, aga tõenäoliselt millegipärast sellised suure ekraaniliste tahvlite omanikud, kui see ekraan tõesti ei ole võib-olla meetrine, eriti nagu ei kasuta. Mina pean ütlema ka iPadi puhul pigem ajab see mind alati marru, kui mingid juhuslike viibetega äkki ilmub minu ekraanile mingisugused mitu asja ja siis ma vannun ja ma ei mäleta täpselt, kuidas see nüüd tuli ja miks see nüüd ära ei lähe ja et põhimõtteliselt väga hästi saab seda kõike nüüd teha ka Foldiga ja ilmselt sai ka ennem, aga see on ka pool, et kui sa tahad seda kasutada, kui sa seda suurt ekraanipinda, mis on ruudukujuline, tahad selle multitaskingu vaatest tarbida, siis kui sa jätad omale käe sisse või õpid ära või sa tunned puudust, kuidas seda teha, need pisikesed viiped seal 2 sõrmega servadest nii-öelda pühkimine, siis tõepoolest see toimib ausalt nagu üllatavalt hästi, et kui sa näed selles enda jaoks asja, sa saad panna mitu asja kõrvuti ja nad ilusti on seal ekraani peal tõesti näha, olgu see siis mingi näiteks meil või tekstitöötus või mingi sõnumside. Väga mugav on ka ühest äpist teise kopeerida, et see on tõesti hästi lahendatud. Sa nagu tõmbad lihtsalt selle teksti osa või mis iganes sa seal sõrmega parajasti mudid, tõmbad selle üle, hoiad pikemalt all, sa saad selle tõsta kohe teise kohta väga lihtsalt. Näiteks üle praktiline näide ongi, et sa
mingisugust veebilehte loed, midagi kirjutad kellelegi e-kirja, tahad selle segmendi sinna hästi ruttu sisse panna. Ja seda ongi väga lihtne teha, kui sa tead neid paari otseteed, kuidas seda teha. Ja selliseid, kaamera, samamoodi fotoaparaat, kuna välimine ekraan moondub ka siis vajadusel olema nii-öelda, kuidas ma ütlen, sisemine ekraan, kui sa teed selfit või vaatad enda poole, sest kaamerad siis ju vaatavad samale poole, sa saad kasutada neid tagumisi kaameraid ja seda suurt ekraani. Sa saad väga hästi kadreerida, teha pilte nende suurte kaameratega endast jällegi, mida annab see 2 ekraani tugi. Samamoodi kaamera puhul see sama lahendus, et telefon on laua peal siis sellise nurga all, sa saad kasutada telefoni just statiivina, nagu ka Flipi puhul. Nii et see nimekiri ei lõpe ka siin ära, ehk et tulles tagasi selle jutu alguse juurde, et see disain iseenesest lisab päris palju selliseid päris huvitavaid ja kohati väga käepäraseid omadusi, aga küsimus on see, et kas nii-öelda tavakasutajad, kas ta tahab neid, et kas ta üldse teab neid tahta, et kas see üldse on see, mille pärast ta nüüd ostab selle telefoni, sest et ma peaks ütlema, et ennast klassifitseerides nüüd ikkagi täiesti tavakasutajaks selles mõttes, et ma ei ole ju pikalt selliseid volditavaid asju kasutanud. Ma pean tunnistama, et mina tundsin teatavat kergendust, kui ma võtsin jälle kätte oma sellise tavalise laia labida, mida ma ei pidanud voltima, sest need funktsioonid, need lisafunktsioonid, mida ma sealt kõik sain, justkui kaalunud praegu nagu üle seda, et ma tundsin, et see minu personaalne lumepall veel sealt nõlvast ei hakanud nagu alla veerema, olgugi, et annab palju juurde see volditav ekraan. Et võib-olla, kui nüüd, miks see võib-olla ka päris nii ei olnud, on see, et tõesti mind segas selle Foldi puhul eelkõige Samsungi mõte hoida seda välist ekraani kogu aeg, nagu ta on kõikide generatsiooniga teinud, väga kitsana, väga pika ja kitsana. Mis tähendab seda, et kui sa võtad selle telefoni reaalselt kätte ja ei voldi seda lahti, siis see klaviatuur seal all on väga kokku surutud, sest et ekraan on väga-väga kitsas. Ja kui see võib-olla muutuks, ma vaatasin siin konkurente, mida ma ei ole küll käes hoidnud, eks ole, aga siin on kas või seesama Pixel Fold, millest me oleme ka teoreetiliselt rääkinud ja siis on olemas väga ilus ja tore telefon, vähemalt paberi peal on Honoril, mis on siis Magic V2, mis on ka samasuguse vormiga ja nad mõlemad on tunduvalt madalamad. Ehk et mulle nagu tunduks, et selle kasutaja kogemuse mõttes oleks küll väga tore, kui telefon ei oleks nii kitsas ja pikk, et ma ei saa täpselt aru, miks Samsung teeb nii kitsast ja pikka telefoni. Ja samamoodi on ka tegemist palju õhema telefoniga, et Honor Magic V2 näiteks 10,1 millimeetrit, see 3+ millimeetrit on suur arv selles kontekstis. Ja nagu me mäletan Meelisega siin käisime ka seda uut Huawei'd vaatamas, annab see tõesti väga palju juurde, kui see kokku volditud telefon ei ole nagu selline mälestus kommunikaatorist, vaid ta ongi nagu sama suur ja samas formaadis nagu minu tänane telefon, et ma ei pea siis teda kogu aeg nagu voltima ja muidu siis anduma selle kitsa ekraani pärast. Vaat selline pikk jutt. Nii. Aga mul on sul lõpetuseks see küsimus, et äkki see kogu see kitsus, esiekraani mõõtmed, kõik see, mis on halvasti, on teatav ohverdus selle nimel, et kui sa siis teed voldid hingajad lahti, siis siin lööb pahviks see, milline see suurem ekraan on. Ja ma tahan küsida sinu emotsiooni selle kohta, et kuidas siis nagu Fold 5 on see nii-öelda tahvliformaat on, et kas see on seda väärt, kogu seda hinda, sa ei öelnud, kui palju see hind on telefonil on ju, et kas see mulje sellest suurest tõsest, mida sa käes hoiad, on väärt seda? No lühike vastus on ikkagi, see on subjektiivne vastus, see vastus on kindlasti ei. See vastus on ei, sellepärast, et see ekraan ei ole ju nii, ma ei voldi ju kokku mingisugust 55 tollist telerit omale sinna pihku, et see ekraan ikkagi jääb mõnevõrra väiksemaks ja kui ma kasutan, üleüldse Androidi puhul minu arust ikkagi seni ei saa üle ega ümber sellest, et ega äpid enamasti nagu teavad, et nad on telefon, et isegi kui sa kasutad Android tahvlit, siis pigem kohati ajab mind see äppide skaleering seal rohkem marru, kui teeb mulle head meelt, sest et ma vaatan lihtsalt nagu suurelt ekraanilt siis kas nagu suuremat teksti või ma nagu ei taju, et mul on mugav käes hoida seda ruudukujulist asja ja nüüd kuidagi siis läheb minu elu ilusamaks, et ma võtan sellised traditsioonilises mõttes nagu nii-öelda labida kätte, siis seal nagu see äppide optimisatsioon on isegi parem. Kui ma vaatan veebilehti muidugi, aga teistpidi veebilehtidega kipub ka see olema niimoodi, et kui veebileht avastab, et sa vaatad mobiilseadmest, ta lülitab mobiilbrauseri versiooni ja see mobiilbrauseri versioon selle ruudukujulisel ekraanil pigem tundub nagu natuke suurendusklaasi alt vaadata
vaadata muid asju, ma võin loomulikult valida sealt selle lauaarvuti vaate ja siis jälle natuke nagu jääb väikeseks see ekraan, et nii et jah, ei veena nagu väga just see ekraani suurus, see voltimisjoon on seal ka keskel muidugi näha, et keda see häirib vähem või rohkem. Et pigem veenaks just nagu see, et kas saab seda voltimise poolena nagu seda väikse lauaarvutina või sülearvutina, mitte lauaarvutina, väikse sülearvutina kasutada, et võib-olla just nagu need lisafunktsioonid oleks see võti ja Samsung on palju sinna panustanud, et tegelikult vaadates siin võrdlusi tundub just, et Samsungi tarkvaraline pool Foldi osas on kõik, mida paljud väga kiidavad, et ta on väga nutikalt proovinud seda nagu form factorit või disaini kuju integreerida just erinevasse funktsionaalsusesse. Et selles mõttes ei saa otseselt öelda midagi paha, aga just tehnilise plaani pealt, täna kui me vaatamegi, seesama Honor V2, eks ole, palun väga, seal on 5000 mAh aku, Samsung on oma paksemasse Foldi mingil põhjusel mahutanud kõigest 4400 mAh. Endiselt see kiirlaadimine, laadimiskiirused, et kõik see kuidagi tehniliselt ei ole Samsung Foldiga kõige ees, et konkurendid hüppavad sealt mööda, et Eestis me oleme ka seda korduvalt rääkinud. Eestis on olukord, kus meil letil täna ikkagi ametlikult ongi ainult see Fold, et meil neid teisi konkurente, kelle nimesid ma nimetasin, on palju keerulisem osta, et tore oleks, kui need oleks ka saadaval ja siis võib-olla juba ei pea enam sellist kuidas ma ütlen, selliste uute omaduste nimel või olema lihtsalt sihukene tehnika hull, et teha sellist kompromisse ja siis saada mingeid ägedaid asju, et kui oleks mul selline telefon, siis mis ongi muidu ka tore kasutada ja üllatust käib lahti, siis võib-olla kõik see kokku muutuks ja muidugi hind, jah, sa küsisid hinda, 1900 kuni 2000 ja pluss olenevalt mälumahtudest, nii et ilmselgelt majandusliku poole pealt ei ole seda, sa saad selle raha eest omale nii palju muid asju, kaasa arvatud telefone ja sülearvuteid ja mida iganes. Nii et sa pead ikkagi tahtma just nimelt siis midagi nendest omadustest või selle omaduste komplektist, et seda osta. Aga see kahtlemata ta on parim Samsungi volditav telefon, mida saab öelda iga mudeli kohta ja need uuendused on kihvtid, see suund on äge, aga ikkagi jään ma ka siin selle juurde, et kas see on midagi, millest me räägime järgmisel aastal, on see Fold 6, kas ekraan muutub laiemaks, et kas et me oleme ikkagi täna faasis, kus tootjad lükkavad nagu jõuga veerema seda palli, aga see nagu hästi ei taha praegu veel tarbijate vaates nagu nad natuke puiklevad nagu vastu, et näis kaua see olukord niimoodi kestab ja et kas me siis hakkame kunagi päriselt kogu aeg voltima või me oleme nii ära harjunud ja kõik on optimeeritud meil nagu nende tänaste suurte telefonidega ja tegelikult kõik kasutavad hoopis neid rõõmsust edasi. No selge, ka tuleviku vaade. Jääme siis vaatama järgmist peatükki. Igatahes selle aasta Samsungi käigud on meil läbi analüüsitud täiega, põhjalikult tundub. Me rääkisime siin varem IFA-st ja Glen rääkis ka siis Samsungi suurest konkurendist Honorist, mis praegu on hetkel saadaval ainult Hiina turul, siis IFA-l peaks tulema see esitlus, mis ütleb, et Honori volditav on ka Euroopas saadaval, nii et ootame seda põnevusega. Igatahes. Kas me jõuame enne saate lõppu rääkida veel mingisugusest hoopis muust teemast, võib-olla sellest, et Glen, sa oled sõitnud ühe elektroonikaseadmega, millel 4 ratast alla ja vist on, muud ei oskagi öelda selle kohta, et mis klassifitseerub veel autoks, aga mine tea. No me oleme sellega kõik isegi põgusalt sõitnud, sest et jah, miks võib-olla sellest seadmest võib kas mõnevõrra üldse rohkem rääkida, ega siis elektriautod kuuluvad võib-olla mõnda teise saatesse, aga me oleme ikka nendest ju siin ka mõnikord neid puudutanud, et see seade on siis Hyundai Ioniq 6, mis on ka üks neist autodest, mida tarbijateni veel päriselt kätte väga palju üldse pole jõudnud, et need esimesed autod alles siin on testimisel ja tänavapildis liiguvad. Tegemist on siis sellise, ilmselt autohuviline teab, sellise üsna kummalise välimusega autoga, millel tagumik on võetud nagu justkui ühe auto küljest, mida võiks nimetada Porscheks või Mercedeseks ja nina on võetud mingi teise auto küljest, mis omakorda meenutab tõesti võib-olla Hyundai kunagisi disaine, et see nii. See imelik osa on see, et Ioniq 5 oli väga omapärase disainiga
ja Ioniq 6 on täiesti teistsugune omapärase disainiga auto, nii et see on nagu, et see kompass käib vasakule paremale seal disaini osakonnas. Ei no siin jah, siin peaks kohe ka ütlema ära, et 5 ja 6 ei ole nagu selles mõttes, üks ei vaheta just välja teist, et see ei ole nüüd niimoodi, et 5 asemele tuli 6 ja siis Hyundai tegi nüüd kohe sellise muutuse, et ärge unustage 5, et nad ikkagi positsioneeruvad erinevalt, et 6 on selline, noh, kui nüüd luksuslik on vale sõna, aga ikka selline nagu mõnes mõttes klassi võrra kangem või selline ilus sedaan. Auto 5 pigem selline suur ja tore, noh, maastur on vale sõna, aga selline omamoodi suur kompaktne pereauto ja nad ei peagi otseselt konkureerima. Meie võib-olla saate kontekstis, et ütleme, kas on tal 6 midagi sellist põnevamat sisu, mida 5 ei olnud, sest ma mäletan, 5 oli näiteks ühena esimestest see võimalus kasutada nagu siis akupangana seda autot, et sa laed teisi. Ja see on endiselt olemas, sa saad loomulikult võtta siis sealt elektrit välja, et võimalik on sul ühendada see kaabel sinna samasse, kus elekter läheb sisse ja siis sealt ammutada siis oma koduste seadmete või seadme jaoks elektrit. Nii et see kõik ongi väga hästi, et mis selle auto puhul muidugi on suurim muutus ja võib-olla meie saate kontekstis võib-olla isegi otseselt ei ole oluline, aga tasub kindlasti mainida on see, et see kummaline kuju on ikka teinud selle sõitva arvuti ülimalt säästlikuks, et see annab nagu nii selgelt sulle märku ja märki sellest, et miks autod võtavad siis palju kütust või olgu selleks elekter või mingi muu liik on ikkagi õhk ja õhutakistus, et uskumatu on see, kuivõrd suur erinevus ongi 5 ja 6 õhutakist või elektrikulu mõttes, et nad on põhimõtteliselt võimsuselt ei ole ju mingit vahet, pigem on vastupidi, et pigem sa võid võtta siin väga võimsa 6, mis on oma olemuselt ju suur ja raske masin, aga elektrit võtab ta ligi 30% vähem, eriti maanteesõidul, eriti kiirel sõidul. Ja eriti võib-olla ka sellisel sõidul, nii kiirel sõidul, kus üldse ei tohikski sõita, et kui ütleme numbritest rääkida, siis tavaline elektriauto maanteel seal võib-olla 90-100-ga sõites keskmiselt kipub ikka, ütleme 18-19 võtma. Kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Kilovatt-tundi 100 kilomeetri, täpselt see on oluline, et see ei ole siis liitrit 100-le, vaid kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta. Maanteesõidukulu reaalselt oligi siis umbes 14-15, mis ikkagi tundub sellise suurusklassi masina kohta nagu uskumatult vähe. 2 tonni kaaluv masin, tühi massiga. Jah, et põhimõtteliselt nagu neljanda või neljandiku võrra vähem, eks ole, ja kui siis ikkagi kiirusi nihutada juba suhteliselt ebalegaalsesse piirkonda, ka siis see kütusekulu või elektrikulu, ta tõusis loomulikult, aga üle 20 saamiseks pidi ikka nagu väga palju pingutama, et selle auto tippkiirus on limiteeritud 190 juures ja tegelikult voolujoonelisus mängib ülisuurt rolli elektrikulus, võib öelda, nii nagu teadlased tõestavad, et kärbsed oskavad lennata, siis mina tõestasin, et voolujooneline auto võtab palju vähem elektrit, kui temaga kiiresti sõita. Aga viimase minuti küsimus veel, et ütleme, kõik on muljetavaldav, aga ikkagi kas tema autonoomsus või isejuhtivus on Ioniqul 6 nüüd midagi enamat või on see sama hea, vana hea? Jah, see on täitsa eraldi teema, et ega autode isejuhtimine on pigem selle taga, et seda viimast tilka sinna isejuhtimise karikasse on väga keeruline valada väga erinevatel põhjustel, alates siis tõesti tehnikast, lõpetades seadustega ja ta on joonte vahel loomulikult võimeline sõitma ja ta ennatab kõikvõimalikke neid olukordi, mis siis võivad juhtuda, tõsi, mis hakkas häirima ja mis vist kardetavalt vaikselt Euroopa Liidu nõudmistel võib-olla hakkab üldse paljudes uutes autos häirima, on see, et autod seoses tarkusega hakkavad sulle igasuguseid helisignaale andma, kui nad avastavad midagi ebasobivat. Üks ebasobiv asi on näiteks kiiruse ületamine loomulikult. Nii et Ioniq 6 teeb seda kogu aeg nii, et ta vaatab siis liiklusmärke, teab ka ju GPS-iga loomulikult asju. Ta kogu aeg siis arvab, et ta teab väga hästi, kui kiiresti võib kusagil sõita. Enamasti ta teabki seda väga õigesti ja kui sa sellest kiirusest siis lähed üle kas või mõned kilomeetrid, rääkimata mõnest 10, siis ta teeb alati plänn. Need plännid on väga erinevad, see kiiruse ületamise plänn on ühe kõlaga, reast kaldumise plänn on teise kõlaga, siis et tee kohvi peatus, sest sa oled väsinud plänn on 3. kõlaga,
loomulikult turvavööplänn on 4. kõlaga, kui sa hakkad kellelegi kogemata otsa sõitma, siis kostub väga agressiivse kõlaga plänn. Ehk et reaalne elu seal autoga sõites on see, et erinevaid selliseid blinge ja blänge kostub kogu aeg. Sest et kui sa ikkagi juhtumisi näiteks 30 alal, olgu selleks siis mingi õueala või 20 ala, sõidad 35-ga, saad seal bling, kohe teada, et see oli paha. Kui sa 50 alas juhtumisi sõidad natuke üle 50, siis tuleb kohe bling. Kui sa reast natuke kõrvale kaldud, käib bling. Nii et see auto, ta teeb kogu aeg mingeid hääli, mida sai osaliselt välja lülitada, aga alati sisse käivitades nii-öelda uut sõitu alustades olid need hääled kohe lupsti jälle tagasi. Ja väidetavalt siis sain ma teada, et Euroopa Liit plaanibki tulevastele tarkadele autodele selliseid häälhoiatusi jätta kohustusena, et need ikkagi juhti siis teavitaksid kogu aeg erinevatest olukordadest, aga see oli tegelikult muide tüütu, see oli tõsiselt tüütu, kui sa tahtsid näiteks võib-olla mingit muusikapala kuulata või midagi sellist teha, mis kogu aeg ei vajanud autopoolset segamist sinu sõidukiiruste ja suundade osas. Nii et ei saagi öelda, kas see tulevik oleks ilus, et auto kogu aeg blingib ja plännib, eks ole. Muidugi ta kõikvõimaliku otsasõite ja neid asju ennetavad tänapäevased autod juba sõltumata elektrist täitsa tõhusalt, et siin võib ka öelda, et mõnikord see isegi võib-olla ehmatab, et kui sa ikkagi mingisuguses kohas lähened mingisugusele autole, mis juhuslikult on sellises kohas, et sinu auto arvab, et see auto jääb tal nüüd kuidagipidi teele ette, olgu see siis järsk pidurdus või mingi muu asi, siis ikkagi võib juhtuda, et see auto, millega sina sõidad, ka otsustab ise pidurdada ja teeb seda võib-olla üsna ootamatult olenevalt olukorrast. Enamasti küll mitte, aga kui sa oled selline agressiivsema sõidustiiliga tegelane, siis kindlasti võib-olla ei sobi hästi see, et auto sinu eest kogu aeg otsustab, aga samal ajal võib ta mõnes olukorras tõenäoliselt jääda ennem seisma küll, kui sina jääks seisma, eks ole, et see. No õnneks on see niipidi, et tal inimene on agressiivsem kui auto. Et kui seda küll jah, muide siin tulles ka selle jutu alguse juurde, kui me sellest õhutakistusest siin rääkisime, eks ole, et tegelikult see, mis siis selle kütusekulu tõesti maagiliselt heaks teeb, on siis number 0,21, et see on üks ülimadal number, kui vaadata konkurente, et ütleme siin Tesla Model 3, mis on samuti väga libe, sellel on see number 0,23, ta on 0,21 oli siis Ioniq 6-l, Tesla Model 3-l 0,23 ja Ioniq 5, millest ma ka rääkisin, mis on siis üksjagu elektrijanusem, on see 0,28. Nii et kui väga lihtne järeldus, kui te tahate teada, palju teie elektriauto juhtumisi maanteel elektribensiini tarbib, siis tulebki vaadata nüüd hoopis seda numbrit, sest et see on väga selline halastamatu number, mille saab kohe teiseldada elektrikuluks. Et kui autotootja ütleb, et nende auto on ülisäästlik, aga koefitsient õhutakistuse osas on seal kusagil 0,3 kandis, siis ilmselgelt ta natuke pingutab oma turundusliku jutuga üle, et õhutakistuskoefitsient võrdub otseselt maantee elektrikuluga. No vot, selleks ongi meie saade, et turundusest läbi haarata. Igatahes tänaseks tõmbame saatele joone alla. Aitäh, et kuulasite. Oleme teiega tagasi juba septembrikuus, mis on nädala aja pärast. Nii et aitäh ja nägemist.